Kui täna öösel algaks tuumasõda, on ainult üks riik maailmas, kus igal kodanikul on garanteeritud koht varjendis olemas. Ja ei, see ei ole Ameerika Ühendriigid, see ei ole Venemaa ega Hiina, see on Šveits. Kui oled kodanik, võid tänada selle eest 1963 aasta seadust. Seadust, mis ütleb, et igal elanikul peab olema juurdepääs kaitstud varjendile. Kui ehitad Šveitsis maja, pead selle alla ehitama pommivarjendi või maksma koha eest avalikus varjendis lähedal. Ilma varjendita ei saa ehitusluba. Nii et täna on riigis üle 370 000 punkri, mis on piisav, et mahutada kogu elanikkond ja jääb veel ruumi ülegi. Samal ajal ei suuda USA isegi 1% oma elanikkonnast varjule võtta. Näite, 60-ndatel pani valitsus üles kollased varjendimärgid ja korraldas õppusi, kuid keeldus kategooriliselt avaliku punkrivõrgu ehitamisest, sest hinnangud enamiku ameeriklaste kaitsmiseks ulatusid kümnete miljardite dollariteni. Ja Washington otsustas, et see raha on paremini kulutatud heidutusvahendite ehitamisele. Siis kui Kuuba raketikriis möödus ja pinged tegelikult tänu heidutusele leevenesid, lõpetas USA valitsus nende varjendite varustamise, mille nad olid märkinud. 1970-ndateks oli kogu see asi läbi ja osa alles jäänud ellujäämisküpsistest saadeti sõna otseses mõttes heategevuseks või söödeti sigadele. Tänapäeval on ainsad tõsised punkrid need, mis on ehitatud valitsuse juhtkonna kaitsmiseks või siis need, mille on endale kaevanud piisavalt rikkad inimesed.